Armu teile ja rahu Jumalalt Isalt ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt. Tänase jutluse aluseks on kirjakoht Luuka rõõmusõnumist 11. peatüki 14. salmist alates. Ja kord ajas Jeesus välja kurja vaimu, see oli keeletu. Ja sündis, et kui kuri vaim oli välja läinud, hakkas keeletu inimene rääkima. Ja rahva hulgad panid seda imeks. Aga mõned nende seast ütlesid, ta kihutab kurja vaime välja kurjade vaimude ülema Beltsebuli abil. Teised aga nõudsid kiusates tema käest tunnustähte taevast. Jeesus aga teades nende mõtteid, ütles neile, iga kuningriik, mis on omavahelises riius lõhenenud, laastatakse ja koda langeb koja peale. Aga kui saatangi on omavahelises riius lõhenenud, kuidas siis tema kuningriik saab püsida? Te ju ütlete, et mina ajavad kurja vaime välja Beltsebuli abil. Aga kui mina ajan kurja vaime välja Beltsebuli abil, kelle abil siis ajavad neid välja teie pojad? Järelikult saavad nendest teie kohtumõistjad. Aga kui mina Jumala sõrmega ajan kurja vaime välja, siis on Jumala riik jõudnud teie juurde. Kui tugev relvastatud vägimees valvab oma elamut, siis ta vara on rahus. Aga kui temast tugevam tuleb ta kallale ja võidab tema, siis võtab ta ära tema sõjavarustuse, mille peale ta lootis ja jagab laiali temalt saadud saagi. Kes ei ole minuga, see on minu vastu. Kes ei kogu minuga, see pillab. Aamen. Üks mees tahtis endale lambaaeda ehitada, aga tema heinamaalt läks üle jalgrada, mida mööda külarahvas kõndis. Ja siis ta tuli naabrimehe juurde, keda peeti vanaks ja targaks meheks. Ja küsis ta käest nõu, et kuidas ma peaksin selle tara ehitama. Naabrimeest vana tark ütles, et ehita tara pikki seda jalgraja serva ja sealt jääb sul veel küllalt ruumi lambaaia jaoks. Et ära seda rada kinni pane, kui sa austad inimeste traditsioone, siis austatakse ka sind. Mees tänas ja läks ära. Järgmisel päeval oli ta sama küsimusega vana targa juures ja vana tark rahulikult seletas talle jälle samamoodi, et ehitagu aed või tara pikki jalgraja serva. Nõnda käis naabrimees mitu korda, terve nädal otsa käis. Ja ikka selle sama küsimusega ja sai sama vastuse. Ühel päeval vana tark läks küla peale jalutama ja jõudis siis seda rada mööda aiani. Naabrimees oli ehitanud aia täpselt risti üle jalgraja. Nägi naabrimeest ja küsis, et kuule, aga ma ju rääkisin sulle, et austa külarahva kombeid ja traditsioone, siis peetakse sinust lugu. Aga nüüd sa oled täitsa risti rajaga ehitanud selle aia. Naabrimees ütles, et jah, väga hea, et sa selle nüüd kõneks võtsid. Ma tahtsingi sulle öelda, et vaata, sind peetakse vanaks ja targaks. Aga tead, mina käisin nädal aega sinu juures head nõu saamas. Ma ei saanud sult head nõu. Et tänane
jutt, mida meile siin Luuka rõõmusõnumist jagatakse, on lugu sellest, kuidas Jeesus vabastab keeletu. Ja mis siis edasi saab? Keeletu hakkab rääkima, mõned imetlevad, aga seal ümber on mitmeid, kes ei saa mitte niisama rõõmustada koos selle kurjast vaimust vaevatu, nii nagu siin kirjutatud on, vabanemisega, vaid nad on kinni oma kujutlustes, oma mõtetes, oma kahtlustes. Kes leiab, et Jeesus peaks ikka veel tunnustähte taevast tooma, et temast päris nagu aru saaks ja et uskuda saaks. Aga osad lausa arvavad, et Jeesus kurja vaime välja ajab Peltsebuli abil ehk saatana abil. Kui nüüd Jeesus rahulikult omal moel küll ka neid tõsiselt niimoodi mõtlema pannes seletab, kuidasmoodi ka nende mõte on vastuolus, siis tundub, et ega vist väga aru ei saada. Ehk sellest, mida Jeesus neile öelda püüab, paistab, et need kahtlejad, need küsijad, need kiusajad pigem siiski aru ei saa. Ei saa lõpuni. Ega muidu ilmselt poleks Jeesust risti löödud. Võib-olla vahest peab ka nii olema, et kõigest me aru ei saa ja vahetevahel peavad mõned asjad juhtuma, et tuleks suurem ja selgem arusaamine, et arusaamine jõuaks pärale nagu justkui pauguga. Aga võib-olla mõnel puhul ei jõuagi arusaamine pärale. Mida siis tegelikult Jeesus öelda üritab? Mida ta üritab meile täna öelda? Mis võiks olla see, mis meid täna aitaks? Ma arvan, et eks meiegi aeg-ajalt ehitame oma tarasid jalgradadega risti, sest meile tundub, et mul on õigus. Mulle tundub, et ma seisan nii oma tõe, oma vara, oma maailma kaitsmise eest. Ma olen viimastel aastatel palju mööda Eesti mererannikut liikunud, otsinud kohta, kus saab süstaga merele. Pean tunnistama, aasta-aastalt jääb see järjest keerulisemaks. Läheb see järjest keerulisemaks, sest et mere äärde ei pääse, aiad on ees. Ehk et see aedade ehitamise mure ei ole meil mitte kuskile kadunud, vaid järjest kasvab, mis viitab tegelikult, et me järjest rohkem tunneme ennast oma maailmas ebaturvaliselt, et me peame kaitsma ennast aedade eest või aedadega teiste eest, seda maailma piiritledes tegelikult nii ennast aedadega kinni müürides järjest kitsamaks ja kitsamaks. Selles mõttes on selle kirjakoha mõte kuidagi väga sümboolne. Keeletu vabaneb kurjast vaimust. Vabaneb millest? Sellest, mis piiras tema maailma. Aga seal kõrval teised ei saa kuidagi vabaks nende maailma piiratud
sest nad on mures, nad kardavad seda, et Jeesuse populaarsus on liiga suur, kardavad seda, et nende tõde äkki saab kuidagi teistsuguseks või peab muutuma, peab kujunema uutmoodi, kardavad seda, et nende loogika, mis seni neid on kandnud, äkki enam ei kannagi. See viis, kuidas nad on maailma mõtestanud ja kuidas nad asjadest aru saanud, äkki enam ei töötagi ja tahaks kuidagi väga säilitada seda nii-öelda status quo'd, seda seisundit hoida, milles me oleme olnud, justkui turvaliselt ja rahulikult. Selles mõttes tõepoolest Kristusega kokkupuutumine esimesel hetkel võib meile tunduda ehmatavana. Ja see, mis ta teeb ja mismoodi ta meid mõtlema paneb, võib meid esimesel hetkel ajada segadusse, panna esitama veel keerulisemaid küsimusi endale, kõhklema selles, mida ma seni olen tõeks pidanud ja arvanud. Et see maailm ei püsigi korraga täpselt ühesugusena ja paigal, võib olla tõepoolest kuidagi muret tekitav. Ja ometi on minu meelest rõõmusõnum see, et see maailm ei püsi paigal. Et see maailm on jätkuvalt loov, pidevalt muutuv ja kujunev maailm. Ehk kui me Jumalaga koos loome, kui me Jumalaga koos kogume, kui me oleme tema poolt, siis me ei saa seda konserveerida. Me ei saa seda purki panna ja muuta teda jäigaks, kitsaks, aedadega piiratuks. Sest siis me raiskame, siis me pillame. Raiskame seda jõudu ja võimalusi, mis meil on kätte antud, seda maailma loovalt, pidevalt kujunemas näha koos meiega. Ehk see ongi see küsimus. Kas me läheme kaasa Jumala pidevalt muutuma loova maailmaga või seisame paigal? Oleme kinni oma välja kujunenud ja siis kivisse raiutud maailmas või laseme ennast vabaks